Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi? Siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloome maailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere head kuulajad, tänase saate külaliseks on Urmo Keskel, kes on digiteenuste tootejuht ja Wishbyte kaasasutaja, kes tegeleb igapäevaselt küberhügieeni koolitamise ja küberpettuste ja õngitsuskampaaniate ja kasutajakäitumiste analüüsiga. Ja räägime ühest ebamugavast kui kriitilisest teemast, mis siin pidevalt läbi jookseb igalt poolt, et kuidas disainida teenuseid, mida on keeruline petturitel ära kasutada. Ja saates tuleb ka juttu, miks petturid suudavad sageli luua parema kasutajakogemuse kui päris ettevõtted, mitte ainult võib-olla selle visuaali poole pealt, ka võib-olla ka nagu võib-olla loogika poole pealt ja mida võiks sellest õppida ja kas võib-olla mõned teenused äkki ei pea nii mugavad olema või veel hullem nagu Cloud kaasasutaja ütles, et peab AI võimekust pidurdama hakkama vaikselt. Ja fookuses on ka see, et kuidas disainida teenuseid nii, et need oleks kasutajatele mugavad, kuigi ka samal ajal keerulised kuritarvitada, et siuke teenuse disain ja tehnoloogia äkki on nagu võib-olla sellised nurgakivid, milles me siis pidime. Tere Urmo veel kord. Tere. Et hakkame siis pihta otse asja kallale, mis siin ikka. Et miks tänapäeva küberpetturid sinu arvates meenutavad pigem hästi juhitud ettevõtteid ja jätavad sellise illusiooni? Ma arvan, et see tegelikult ei olegi illusioon, vaid see on äri. Et nad teenivad, need eesmärk teenida kasumit, teenida raha ja nad juhivadki seda organisatsiooni põhimõtteliselt nagu ettevõtet, et nad väga selgelt nagu mõõdavad, kust tuleb raha, kuidas optimeerida, mis töötab ja siis skaleerivad seda, mis hästi toimib. Oled sa korraks ka süüvinud, et mis teil nagu moraali küsimus on see, et ma asutan ettevõtte selleks, et teistelt raha ära varastada sõna otseses mõttes, et mis su tundub, et mis nende inimeste selline, et ma ei tea, minu töö on pahalane olla või mis mindset sul tundub, et või on see, et pigem mul on kuskil, ma ei tea, lootusetu olukord ja mida iganes teen ja kui vaja, siis võtan teistelt raha? Ma arvan, et see eetika osuti on natuke need inimeste puhul paigast ära. Aga üks asi on nemad, aga kui me vaatame ka seda, et kuidas nad teisi kaasa tõmbavad, siis tegelikult see tehakse nagu päris korraliku ajupesu ja manipuleeritakse ka nendega, kes siis nii-öelda seal petuettevõtetes tööl hakkavad. Klienditeenindajad? No klienditeenindajad eri rollides. Mitte klienditeenindajad, kõnekeskusub. No mingid pidi nad teenindavad ka. Ja, teevad kõnesid tagasi ja paluvad pakiautomaati raha viia. Ja. Et ma arvan, et nad ise teevad seda teadlikult, lihtsalt eetikanormid ei pea neist kinni, selles mõttes kuritegevus on kogu aeg olnud, et see ei ole mitte midagi uut, lihtsalt nüüd nad kasutavad uusi kanaleid, uusi viise, mis on võimalikuks osutunud ja nagu numbrid näitavad, siis see on kerge viis süsteematiliselt inimestelt raha varastada. Aga kui nüüd pöörata ümber, et sa mainisid siin ühes kirjutises ka sellist nagu petturi mõtlemist, et kuidas seda sellise metafoorina või lõuendi või mallina või šabloonina ette kujutada ja mida ettevõtted võiksid sellest nagu õppida oma äri nagu, ma ei tea, jooksutamisel ja kaasajastamisel? Ja kui mõtleme, et kuidas kelmid mõtlevad, siis nende eesmärk on teenida tulu ja panna inimene käituma neile soovitud viisil, ehk siis tegema seda, mida see inimene tavaliselt ei teeks. Ja praktika näitab seda, et sageli inimeste manipuleerimine on lihtsam kui süsteemide murdmine ja seetõttu just valitaksegi kas siis protsesside või siis lihtsalt mängitakse inimeste emotsioonide peale, kus on eksimus lihtne tekkima. Et mõnes mõttes tuues paralleeli võib-olla
teenuse disainis ja UX disainist on olemas teatud sellised, öeldakse, et nagu tumedad mustrid või siis dark pattern'i nagu disain, teenuse disain UX disainis, kus siis sul kasutatakse ka selliseid, ütleme mitte nii äärmuslikus poolest, nagu sina kirjeldasid, aga ikka mingisuguseid, selle lootbox või mis on see üllatuskarbi mingid efekte, loteriisid, sul on viimased sekundid jäänud, ühesõnaga on need asjad, millega ütleme, et nagu veebi mingisugused, ma ei tea, kasiinod või mingi Shane'id või demo äpid tegelevad, eks ole, et see on ka juba nagu natukene kompab sellist siuke, ütleme jah, see natuke võib mõnes mõttes ebaeetilised kasutajakogemuse või teenuse mustrid, aga siis teises äärmuses on see nii-öelda, nagu sina mainid juba, et ettevõte on juba selline. Jah, siin on nagu kaks aspekti, et üks aspekt, mis nüüd sina praegu välja tõid, ongi need elemendid, mida siis kelmid kasutavad petulehtedel või ka kõnedes siis nii-öelda selle conversioni suurendamiseks, et saavutada see oma eesmärk, et kui me petulehed võtamegi, siis seal kasutatakse üle kasutatakse tegelikult nagu väga paljusid elemente, et tüüpi, ma uurisin hiljuti Red Tausi e-poodi, siis nagu fake e-poodi ja seal muuhulgas oli üpikakned, et see kasutaja või siis e-posti aadress osad sümbolid ära peidetud, see kasutaja ostis praegu just selle toote, siis näitab, et ostukorvis toodet jäänud alles veel 3 siis eksemplari ja erinevad viisid, arvustused ka, võltsarvustused tekitamaks tunnet, et tegu on hea asjaga. Et selles mõttes on nagu väga head selliste psühholoogiliste manipulatsioonide tekitamises ja conversioni suurendamises. Aga mis puudutab pettur mõtlemist, kui me läheme nagu teenusdisaini, et ma arvan, et siin on oluline välja tuua see, et kui nagu teenusdisainida, et siis tegelikult tüüpiliselt mõeldakse selle peale, et mis on see positiivne stsenaarium. Et kuidas ma tahan, et see kasutaja minu süsteemiga käituks, aga teenust luues peaks mõtlema ka selle peale, et mis on see negatiivne stsenaarium või mis on see, mida saab nagu selles protsessis ära kasutada. Ma ei tea, näiteks proovikonto registreerimisel mingisugune soodustus, et näiteks kelmid või kasutajad võivad seda kuidagi ära kasutada, teha kontosid korduvalt või mingit tagastuspoliitika nagu ära kasutamine. Eestis on seda nagu suhteliselt vähe, aga USAs on üsna nagu levinud praktika, kus tellitakse mingi kaup, kasutatakse natuke aega ja siis lihtsalt tagastatakse. Just. Mõtlen ka selle peale, et ütleme, kui e-poodide sellise nagu kasutajakogemuse poole pealt rääkida, ma ei tea, ma isegi võib-olla ei räägi e-poodidest, et võtan siin kohe kirjutamata mingid telekomid, vahet pole, kes need on siin suured ja toredad. Et alles oli ka mingi 2 aastat tagasi, kui Tele2 kodukalt oli e-mail puudu. Klienditeenusega see on tõendust võtta, sa pidid Smart-ID-ga sisse logima ja et üldse midagi nagu küsida, et kuule, tehke mul hinnapakkumine, nagu nii absurdiks ei läinud või Telial on mingi robot seal vastas kõnedele, ma ei tea, mingi laupäeva õhtul hiljem peale 8 või midagi sellist ja pankadest ei hakka rääkimagi. Et mulle tundub ka see, et ettevõtted oma äriprotsesside optimeerimisel ja need inimkliendi teenindajate ärakaotamisel, et kui nagu inimkliendi teenindaja palgalhoidmine ja personaalteenuse pakkumine on mingi hull luksus ja kõik lükatakse siin AI chatbotidesse ja asjadesse, et minu meelest juba kui selline, ma ei tea, üksik inimene saab juba personaalteenindust selle nii-öelda petturi käest jutumärkides, siis see on tema jaoks nagu väga-väga suur väärtus võrreldes sellega, kus täna meie nagu üldiselt enamus digikeskseid teenuseid on seda üritavad seda personaalteenindust iga hinnaga kuskil logi sisse Smart-ID-ga ise teenindusse ja küsi nagu asja peale ja mul tundub ka, et üldse kogu selle jah, et kliendi eest nagu päriselt hoolimise, personaalse hoolimise kinnikeeramisega on tõesti avaldatud selline ongi, et petturid pakuvad väärtust, tegelevad personaalteenindusega. Siin on nagu väga selge põhjus, et miks kelmid sageli eelistavad
telefonikanalit, sest see tagasitahel on nii palju lühem ja me oleme paremini manipuleeritavad, et kui ma vestlen sinuga otsa, ma kuulen su häält, ma saan palju rohkem aru, et kui käes sa mul oled, ma saan kohe reageerida. Neil on ette kirjutatud skriptid, väidetavalt nende tiimides on psühholoogid ja ka neurolingvistika programmeerimise spetsialistid, kes nagu teavad nagu väga hästi, et mis sõnad, kuidas töötavad, kuidas läheneda. Ehk siis kokkuvõttes, et miks nad eelistavad sellist personaalset ja kõnekanalit on see lihtsalt, et see manipuleerimine läbi selle on nii palju lihtsam täna veel. Ja paradoks on see, et ettevõtted üldiselt peavad personaalteenindust jube kalliks ja klienditeenindajate pargal hoidmist ja 24/7 kõnekeskuseid. No eks ongi nii, et äri püüab ennast optimeerida ja tegelikult, nagu ma alguses ütlesin, siis kelmid samamoodi püüavad optimeerida ja nende jaoks optimeerimine on teises suunas, et näevad, et nende ja kusjuures need nii-öelda petukõnekeskuste töötajate või kaaskurjategijate tasud on tegelikult päris kõrged. Mis on sinu arvates sellised lihtsalt parandatavad turvariskid, mis on väga levinud või mis ütleme selline spikri teha enda rahakotti ja panna 5 bulletit et see on nagu suure mõjuga turvariskid, mille lihtsalt nagu võiks teenusejuhid parandada sinu hinnangul? No kõige tüüpilisem, mis sellistes avalikes teenustes on see, et kuidas sinna sisse logida saab. Et ikkagi pakkuda mitmetasemelist autentimist, Smart ID, mobiil-ID tugi ehk lekkinud kasutajakontoga sisse logituna ja sealt andmeid saanuna võib palju kurja teha nende andmete pealt. Teine pool on see, et selline andmekaeve võimalused ka logini puhul, et kui on mingi sisse logimine, et kas sealt on võimalik puhtalt sellistes meiliaadressi saada tagasi, et selline kasutajakonto kasutab seda teenust. Ja nüüd seda infot juba kelm saab ära kasutada näiteks konkreetselt selle teenuse nime lõngitsuskirja saatmiseks. Et selline õige turvaline käitumispraktika oleks see, et öelda, et kasutajanimi parool ei klapi, mitte öelda selle kohta, et jah, et tegelikult see konto on olemas, aga sa panid vale parooli. See on selline nagu lihtne näide. Võib-olla veel logimise ja autentimise teemal, et kui vaatame riigiteenuseid, siis sageli nende riigiteenustel on 3 või 4 tähelised lühendid, et ma ei tea, TARA ja väga erinevad lühendid. Maasikas oli ka kunagi. ja probleem on selles, et neid eks süsteeme haldavad ja arendavad, teavad väga hästi neid lühendeid ja siis need samad lühendid kuvatakse kasutajale mobiilide või Smart ID autentimisel ka teenuse nimena välja. Aga ne ei ütle mitte midagi sellele kasutajale, et peaks mõtlema seda, et nagu see info on täiendav turvainfo, mis siis peaks aru saama, et kuhu see kasutaja siseneb, et kas ta nagu tahab seda toimimik kinnitada või ei taha seda toimimik kinnitada ja et ta nagu vaatab seda. Et see on üks asi, mis ma nagu välja tooksin just nagu riigiteenuste osas. Ma arvan, et eksisteerib siuke tore aadres nagu Tara Estonia official.it nagu Itali ja siis skämmer palub sul kuidagi oma andmeid anda ja siis sa näed on Mobla veebiaadressi alguses siukest väikest, ta suunab ka sind Tara Estonia official. Seda IT lõppu ta ei näe, eks ole, et see on Itali domeen näiteks ja inimesed, et just see, minu nagu point on see, et ma olen Amazonis toimetaja, ma ostan Amazon, mitte kuskil ei viska mind mitte keegi. Et ma tean küll, et nendel ettevõtetel on olnud hästi mugav siin, ma ei tea, maksekeskustesse ja mingi Montoniotesse ja LHV ja SEB asjadesse nagu ümber suunata ja riigiteenuste, nagu sa ütlesid, need tarad asjad, eks ole, väga mugav, aga tegelikult ma arvan, et tehnoloogiliselt on võimalik ikkagi sama nagu ütleme, et nagu pigem siis ehita kõigepealt autentimisteenus endale valmis ja ehita siis teenus selle ümber, minu loogika, mitte vastupidi, et sa suunad kuskile ja tagasi. Kus see tara kasutamine tegelikult on hea praktika, see on selles mõttes hea praktika, et igaüks ei pea seda autentimise osa ise ehitama, see on üks kord riigi poolt keskselt ehitatud, see on turvaliselt tehtud ja sest need vigu autentimisel, mida sul on võimalik ise seda realiseerides teha, on nagu palju, et selles mõttes ma arvan, et riigiteenustes on kõik läbi tara valdavalt, et tegelikult see on nagu hea praktika. See on nagu sarnane sellega, nagu on Google'i või Microsofti nagu
corporate sisselogimise lahendused. Aga mis ma veel välja tooksin teenusdisaini osas, see nüüd ei puuduta mitte nii väga e-pood, aga see puudutab pigem nagu teenuseid, kus on andmed, et kui paljud teenused suudavad jälgida seda, et palju päringut tehakse, kust kohast need päringud tulevad, ehk siis märgata andmekaeve situatsioone, et ma arvan, nagu see on üks koht, millele on vaja nagu senisest rohkem tähelepanu pöörata, sest andmed on tänapäeval kuld ja neid kasutatakse nii õngitsusteks, kui kasutatakse ka muudeks eesmärkideks, ma pean siin silmas riiklikke ründajaid, et ma arvan, ja viimastel nädalatel on väga palju arutatud ka selle üle, et kui ka siis õigusorganid või politsei teeb mingid andmekasutuspäringud, et palju selle kohta jäljed maha jäävad ja kui jälgitav see on ja tundub, et sellega tegelikult ei ole hästi. No mul oli hiljuti hea näide oligi see, et ma broneerisin endale siis Ibis hotellis Riias läbi Booking.comi majutuse ja siis mul tuli Booking.comi kinnitus, et kõik broneering on tehtud ja siis tuli vist mingi 3 päeva enne seda majutust tuli siis mingi teade, et teie selle broneeringuga on probleem, tuli mitte Booking.comist, vaid siis nii-öelda Ibis nii-öelda, ma kiiresti vaatasin seda veebiaadressi, oli ka mingisugune kindlasti mitte Ibise lõpuga, ta on mingi algus oli küll, tihti ka, et algus on nagu Ibis official blablabla ja siis oli mingi lõppkahtlane ja siis ma kirjutasin nii sellele Läti Ibisele ja Booking.comi mõlemile, et kuule, et teil on andmeõngitsus või kaevad olnud, et keegi on teada saanud, et minu ja Booking.comi ja Läti Ibis hotelli vahel on broneeringu sündmus. Ja need muidugi hakkasid seal mingi autentimisprotsessi ja siis ma kiiresti edastasin ja siis pärast vist tunduski, et selle Läti Ibise poole peal lekkis midagi. Ja see hotellide ründamine on üsna nagu sagedane, olen ise ka ühe juhtumiga kokku puutunud, kus siis WhatsAppi kaudu võeti ühendust ja öeldi, et oligi WhatsApp, jah. Ja õige hotell, olin sinna broneerinud majutus, aga makse ei läinud läbi, et kuulge, olge hea, et tahate ikkagi siin hotellis nagu viibida, siis on vaja makse nagu ära teha, et mida nagu jama. Aga ma sain samamoodi jälile ja teavitasin. Just, et selles mõttes, see on hea näide nagu siis andmelekkest, eks ole, ja õngitsusest. See ei ole nüüd nii väga, võib-olla natuke on ka teenusdisaini küsimus, aga see, et organisatsioonid kommunikeerivad, et mis suhtluskanalit nad kasutavad. Et kui seal samas hotellilehel on see WhatsAppi number ja see WhatsAppi number nagu klapib sellega, kus see nagu tuleb. Kuigi mina ütleks nagu sisse tuleva sellist tüüpi päringu puhul alati võtta ise ühendust selle kanali kaudu, mis mine kodulehele, ametlikul kodulehele ja võtta sealt ühendust need kommunikatsioonikanalid, mis nagu välja toodud, aga see sama, et kui sa ütled, seal on ainult nagu chatbot ja kes ei oska nagu selle kohta midagi öelda, siis on nagu jama. Just. Aga ikkagi, tagasi tulles eelmise su mõtte juurde, et ikkagi me räägime, et keegi peab ikka monitoorima, mis ettevõtte, sa ütled, et mis päringud, asjad sisse tulevad ja ütleme, et ma ei tea, täna keegi kuskil oma ettevõtet majutab, ma ei tea, Sones, siis ta peab siis monitoorimisteenuse sealt tellima või kuidas? Ma ei tea, kas nagu see sõltub, ma mõtlen, et sellise väikse veebipoe puhul see ei ole nagu nii väga teema, pigem on see teema nagu registrite puhul ja need, kes nagu rohkem andmeid hoiavad, aga mu mõte on selles, et ei peaks monitoorima mitte ainult seda, kas see teenus püsti on ja kättesaadav on, et seda teatakse, et kui teenus maas on, siis on nagu suur jama, aga tegelikult peaks monitoorima ka seda, et mis ulatuses ja kui palju sealt päringuid tehakse, kas need mustrid nagu tavapärasest kalduvad kõrvale neid asju märkama, et siin aasta algusest kuni aprillikuuni oli Leedus suur andmeleke, kus siis 700 000 kirjet kinnistusregistrist ja siis kohalikust äriregistrist lekkisid. Ja nad ei märganud seda, et lõpuks lihtsalt üks ettevõtte vaatas, et öisel ajal on millegipärast üks ametnik meie andmeid pärinud, meie ettevõtte andmeid, et mis see nagu toimub. Siis tuli välja, et sealt oli nagu pikema perioodi jooksul andmeid välja puubutud. Siis nii-öelda kohalikust registrusentrasest, kes siis ongi registripidaja seal ja... selles mõttes, et ega monitooringu kiituseks ma kunagi töötasin, siin Omnivaga on palju sellist furoori olnud just need õngitsuste osas, aga ikkagi nagu selles mõttes, et neid nagu õngitsetakse teistmoodi, aga neil ikkagi siukene
tore plätudes süssad min, salatikarp näpust tuli öösel sinna valvesse ja jälgis asja nagu Homer Simpson, eks ole, tuumajaamas, eks ole, mis toimub süsteemidega. Et noh, see on nagu hea näide, et monitooritakse, aga paljudes sellistes inimestel olulistes teenustes ei monitoorita ikkagi. Kuidas, natuke alguses rääkisid selle konversiooni optimeerimisest, ehk siis, kes siin kuulajatele veel, siis konversioon on siis, teil on, ma ei tea, ostuprotsess või teenuse tarbimisprotsess ja siis seda siin vaadatakse, kui on efektiivsust tõsta, vaadatakse justkui nagu lehtrina ülealt alla, et siis mida kitsamaks läheb, seda konkreetsemaks tehing läheb, aga mida siis petturid optimeerivad kõige rohkem konversioonide juures? No siin on nüüd küsimus, et mis kanalit me vaatame, aga niimoodi laias pildis tegelikult ei ole vahet. Ehk võtame ka selle tüüpilise mitmeastmelise petukõne, siis seal on tegelikult samamoodi nii-öelda funnel või eesti keeles siis müügitoru. Ehk siis, kus kõigepealt tehakse lihtsalt kõne, siis on küsimus selles, et kas selle kõne käigus õnnestub saada see esimene toimingu kinnitus. Ongi juba esimene samm astutud, samm lähemale selle soovitud eesmärgile, siis järgneb järgmine kõne kas politsei poolt või panga poolt või keskpanga poolt. Ehk siis kokkuvõttes kõik need sammud on eesmärgiga saada sellelt ohvrilt raha kätte ja liigutada enda jaoks soovitud suunas. Ja täpselt samamoodi on investeerimispettustega, kus nagu samm-sammult ehitatakse usaldust ülesse, liigutakse nagu ette defineeritud teekonda pidi see inimene siis sinna, kus talt lõpuks on võimalik see raha ära võtta, temalt või siis tema tööandjalt. Ja samamoodi nende pettu veebilehtide puhul ka. Võib-olla mis on nagu oluline välja tuua, et küberkuritegevus on üha rohkem organiseeritud ja seal on eri kelmid tegelevad eri lõikudega, et on ka näiteks sellised kelmid, kes tegelevadki sessioonide või paroolide, natuke vähem paroolide vargusega, rohkem juba kasuta sessioonide vargusega, kuna on sageli mitmikaudentimist kasutatud, siis nad püüvad need sessioonid maha ja siis juba järgmised kurjategijad ostavad kuskilt, ma ei tea, Telegrami grupist või kuskilt mujalt tumeveebist need sessioonid ja sinna peale ehitavad juba oma järgmise ründe üles, näiteks lähevad sealtkaudu sisse ja paigaldavad lunavara süsteemidesse. Aga selle jutu nagu mõte oli selles, et nad väga selgelt teavad, mida nad tahavad saavutada, nad on optimeerinud selle protsessi ära, nad suudavad mõõta seda, mis töötab, mis ei tööta, teevad oma protsesse paremaks, lähenevad väga-väga süstemaatiliselt nagu oma eesmärgi saavutamise suunas. Ja neid eri lõike võivad nagu katta erinevad partnerid. Nagu ka ärimaailmas, et me võime võtta kellegi appi, kes aitab meil turundust teha, või võtta kellegi appi, kes teeb seda esimest müügikõne, aitab sisse visata funnelisse ja siis juba sinna järgnevad nagu järgmised protsessi osad. No võtame siin korraks võib-olla vaatasin korra nagu pankade poole, et Swedbank Grupi siis 2025 puhas kasum oli 3 miljardit USA dollarit ja 2024 grupi kasum oli 3,3 miljardit USA dollarit ja minu nagu küsimus on see, et kui ma olen täna klient ja ma ütlen, et näiteks, et ma tahaks oma panga tegevused tagasi keerata stiilis, ma käin pangakontoris nagu asju ajamas. Ütleme niimoodi, inimene otsustab, et tema ostub panga asjades natuke digiaadikust välja. Põhimõtteliselt, nagu nii palju kui võimalik. No ütleme, et seal mingi võib-olla makselimiidiga kuskil, reisib seal kuskil kohvikus, natuke tõmbab nagu kaarti, et seal on nagu need kaardimaksel on mingid maksepiirangud vähemalt, aga kõik puudutab nagu raha väljavõtmist või suuri ülekandeid, ta teeb otsuse, et ma lähen nüüd digiaadikust välja. Ja mis see siis pankadele läheb, võtame oma hoiupanga tagasi on ju, 90 kas sul ei ka konto hoiupangas ma arvan või mis meil oli Hansapanga eelkäija, et võtame selle nagu tagasi, et lähme niimoodi, et hakkame nagu liigus tagasi siis võib-olla siis nagu selliste võib-olla nagu blanketi maailma mõnes mõttes ja võib-olla, kes kuulab küll, et oota, mida nagu Andres on siin digiteenuste strateegia ajab mingit joba, aga mina nagu näen, et selle nagu küberpettuse digiajastul mulle tundub, et
rikkad ettevõtted, noh, et Swedil nagu võib-olla raha oleks teoorias olemas, et palju seal 10 töötajat aastapalk üle Eesti panna eraldi kontoritesse, paar tükki Tartusse, paar tükki Tallinnasse, 40 000 aastas on palgafond, selle kontori pinna üür, paar tuhat euri igal pool, saame siis, no ütleme, 600 tonniga saab nagu, alla 1 000 000 euri saab nagu selle nii-öelda parema siis ütleme, noh, vana hea hoiupanga, nagu öeldakse, offline klienditeenuse vood nagu käima lükata või teenusedisaini vood. Aga kas see on sinu arvates utoopia? Et sulle annad nagu võimaluse, et kas nagu toimetad digiaadikus või sa lähed sellisesse turvalisesse blanketiajastusse? Ei, nagu pangakontorid ei ole iseenesest kuskile kadunud, et neid on lihtsalt nagu vähem ja pangad suunavad... Kapakohidas ei ole, eks ole? Ei, selles mõttes küll. Üks vähe oli, kus, ma ei tea, kuidas praegu on, aga et Coopi lähenemine oli see, et saad igas Coopi poest nagu pangatoiminguid ka seal kassiirjuures teha. Ma ei tea, kuidas see nagu täna on. Ei, see on ikka töötab, jah. Aga kokkuvõttes, et nüüd su küsimus juurde tagasi minna, et kas see nagu lahendaks probleemi, ma arvan, et ei lahenda. Et kui ma olen nagu ära tinistatud ja ma tahan teha nagu mingit rumalat toimingut, et me kuuleme nendest politsei teadnetes ka sellest, kuidas inimesed saadavad oma pangakaarti ja PIN-koode, panevad pangaautomaati ja saadavad kelmidele ja siis antakse sularaha kilekotis nagu tänaval üle või keegi tuleb koju ja antakse see ka üle. No. Et selles mõttes see näitab seda, et kui meid ära tinistatakse, siis ära tinistamine on niikuinii võimalik. Jah, seal telleriga näost näkku rääkides see sama inimlik kontakt ja see, et teller vaatab, et kuule midagi kahtest. Teller muutub natuke nagu, ütleme, notariks. No põhimõtteliselt küll, aga samas me näeme ka neid juhtumeid, need õnneks ei ole küll väga palju olnud, aga kus kelmi mahitusel on inimesed oma korteri maha müünud ja siis selle raha pärast nagu kelmidele kandnud. Et noh, see, ja seal on notaris koosistunud. Notaris koosistunud ja notar on selle toimingu paraku nagu läbi lasnud, sest et see inimene on nii veendunud selles, mida ta teeb. Ja noh, me tegelikult ka digikanalite puhul, kui pank märkab midagi kahtlast, või noh, see on nagu piisavalt kahtlane, et pank otsustab ühendust võtta, siis kohati on pank hädas sellega, et veenda seda ohvrit või tulevast ohvrit, et palun ära tee, et me tahame selle toimingu sul kinni pidada, et tegelikult ju pank on minu raha hoidja, aga mina olen see, kes ütleb, et mida selle rahaga nagu ma teha tahan ja mul on see täielik õigus nagu teha seda, mida ma tahan selle rahaga teha. Aga mulle tundub ikkagi, et siin pankadel on ka põhimõtteliselt palju ruumi oma teenuseid nagu kohendada notarilaadsemaks, eriti mis puudutab siin, vahet pole, kas seda tilgutatakse paari 1000 euro kaupa või tehakse seal suuremad nagu tehingud, et mul tundub, et seal common sense ütleb, et midagi on seal nagu tegemata, et on nagu on. Mul oli siin huvitav küsimus, mida ma siis pangaliidus kelmustega tegelevat inimeselt küsisin, et kui mina klientina saaksin suurema läbipaistvuse, et kui palju kuskil pangas kliendid raha kaotavad, et kas see võiks olla nagu osa turust, et ma siis selle alusel valin endale panga, sest üldiselt saadavad intressid ja... Liikluskindlustusfond põhimõtteliselt nagu läbipaistav. Vaatad, palju avariisid on tehtud. Ei, no seal ma vaatan kindlustuse hinda, on ju. Et ja tegelikult, et kui see kindlustuse kvaliteet siis liikluskindlustuse puhul on natuke halvem, siis tegelikult kannatab see, kellele ma põhimõtteliselt otsa sõitsime, kahju tekitasin, et tema peab pärast selle minu natuke halvema kindlustusega nagu jändama, et see on aga et pankade osas ka, et kui seal oleks suurem läbipaistvus, et kellel mis meetmed on, kui palju nagu pihta saab, aga pangad pigem nagu selle turvalisuse osas ei taha konkureerida, nad tahavad pigem hoida üldist nagu vastasesse. See on see sama lugu, et kui me keerame mingeid kruve peale, muudame asja ebamugavamaks, siis need enamus kliente, kes tegelikult enamus toimingud ei ole pettotoimingud, enamus on täiesti tavalised maksed, siis meie tavalise kasutaja elu läheb selle võrra keerulisemaks ja tegelikult me ei taha seda. Et ühest küljest me tahame, et mu raha oleks hästi hoitud, et kõik oleks turvaline, teisest küljest me tahame, et selle kasutamine oleks hästi mugav. Nojah, aga jällegi siis sellest paarist 3 miljardist tulust teha hästi korralikud, panga poolt hästi korralikud nagu teavituskampaaniad, et miks on asjad nagu, või pangad panevad õlad kokku, teevad ühised teavituskampaaniad, miks teenused keeratakse tagasi keerulisemaks või siis Marko Karu siin kaasteenus samamoodi soovitas neid rahunemispeatusi ja muide
mu enda üks lemmik e-commerce'i platvorm, noh see Amazon Saksa, eks ole, Deutschland, et kui sa ostad seal mingi asja ja võtad tavalise tarne, siis neil on nagu ostu canceldamiseks on rahunemispeatus, umbes siuke vähemalt 1 ööpäev. Et see ei ole nagu instant ja ma kogu aeg nagu jällegi taban ennast mõttel, et sellised jah, siin saab mingid algoritme asju appi võtta, aga ma arvan, et võib-olla mingid teenused ei peaks olema nii mugavad, kui nad praegult on lihvitud ja ei ole ju saladused siin, mis seal oli, et sadu miljoneid, eks ole, on Singapuri nagu võimsast digiühiskonnast ära varastatud, seal 70 miljonit Soomes, eks ole, mis see 30 kanti on nagu Eestis. 30 pluss jah, 40 aasta Eestis. See oli aasta lõikas. Jah. Et kõik need fansid ühe kliki teenus aima mu mõtet stiilis, teenusesaini ühiskonnad, et nemad saavad praegu kõige rämedamalt nagu petturitad sisse ja ma nagu ütlen ka, et oleks ka siin nagu reservväelane ja nii edasi, et kaitseväes on samamoodi, sul on 2 režiimi, et kas sul teed läpakas Excelis seda lahinguplaani või sul vajadusel on ka see blankett olemas, kus sa siis hariliku pliiatsiga joonet tõmbad ja teed seal lahinguplaani ja mõlemad nagu võiks töötada ja mulle tundub, et võib-olla kui inimesed ütlevad, et okei, aitab ma tahan nagu digiadikust nagu oma asjadega natuke välja astuda, et pangad hakkaks neid nagu võib-olla neid Amishi laadsamaid nagu stiilis teenuseid nagu ka välja mõtlema, et mulle tundub, et kõik asjad ei pea olema nii proaktiivsed ja supermugavad ja hypermugavad kogu aeg. Aga kes jälle tahab, tema võtab selle riski, tema vaatabki, et siin on teenusega liitumisel vaatab need 3 oranži pop-upi ära ja nõus. Et jah, ei ole väga mustvalge, aga põhimõtteliselt mulle tundub, et siin on nagu mulle tundub, siin on võtmeküsimus selles, et mis on need vaikeseaded, et kas vaikeseade on see, et kõik on kiirmakse, okei, siin mõjutab nagu regulatsioon ka, aga nüüd ka Eestis see uus seadus, mis menetluses on ja loodetavasti vastu võetud saab, see annab pankadele võimaluse aeglustada nagu toiminguid, kui nad näevad suuremat riski, et ei pea kõik käima kiirelt. Ja teine pool on tegelikult minul endal see võimalus, et ma saan panna oma ettevõtte puhul mitu inimest kinnitama suuremaid summasid, et ma seadistan endale teavitused peale, et ma märkan seda, kui mul ülekandeid tulevad. Limiidid samamoodi nagu mõistlikuks, et kui mul ongi vaja ükskord kinnisvara osta või autot osta või mingi suurem nagu toiming teha, siis ma tõstan selle limiidi üles ja ma pärast panen selle limiidi tagasi. Ja siin, kui ma räägin teenust disainist ja sellest, mida pangad teha saavad, siis tegelikult nagu pangad minu nagu finantskäitumist jälgides saavad nagu päris hästi näha, et mis on mu nagu tavapärased maksekäitumine ja anda soovitusi, et kuule, me vaatame, et tegelikult me soovitame, sul liimit on päris kõrge, et see risk on kõrge. Kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Võib-olla natuke see AI pool ka, et AI möll käib siin suurema hooga, eks ole, et just hiljuti nüüd Claude kaasasutaja ütles, et kuulge, seal Geminid ja OpenAI'd, et paneks nüüd õlad kokku ja astuks suure sammu tagasi selles olukorras, kus praegune AI ehitab endale järgmist paremad AI'd, kes on nutikam, kavalam ja nii edasi, eks ole. Ja võib-olla sinu selline vaatenurk on sellise küberkuritegevuse kiirendamise mõttes, et mis sul väga silma jäänud, mis kogu aeg juhtub? See mõju on tuntav, et siin ei ole küsimus selles, et kas on mõju. See mõju on nii nende petulehtede osas, et petulehed selgelt on läinud palju realistlikumaks, kopeerivad palju paremini ja isegi mitte ainult ei kopeeri, vaid teevad paremini kui nagu päris poed ja see on võimalik tänu tehisintellekti-tehnoloogiale, et lihtsalt mingisuguse poe püsti paneksel arendus läheb nii palju kiiremini. Ei ole mõtet rääkida kirjadest, et kirjasisu
puhas, selge eesti keel ilma kirjavigadeta nagu tuleb. Ja ma olen, ja mitte ainult nagu e-kirjad, vaid tegelikult ka mis iganes Telegram, Facebook Messenger, eri kanalites suhtlus, et kelmid, kes tegelikult ei asu Eestis, räägivad puhtas eesti keeles. Millest nad kohati aru ei saa, on see, et see kultuuri kontekst, et nad ei adu seda, et meil mingid asjad käivad teistmoodi, et meil ei saa näiteks kaubanduskeskusest osta Apple'i kinkekaarti või siis mingi mängukeskkonna kaarte, nagu näiteks Saksamaal saab, et ja siis nad nagu üritavad näiteks potentsiaalsed ohvrid nagu sellist tegevust tegema suunata, aga küll nad õpivad selle nagu ka ära. Aga teine pool, et kui me, need on nagu nagu lihtsam pool, aga teine pool on ka turvanõrkuste avastamine eri keskkondadest ja ma analüüsin seda, et kui palju on nii-öelda turvanõrkuste andmebaas ja siis seal on näha väga selge, see on kogu aeg kasvanud, aga väga selge suurem hüpe on näha märtsis, aprillis, mais, ehk siis tehisintellekt suudab leida turvanõrkusi ja mis siis nüüd see cloudi müütuse mudeli puhul ta suudab ka realiseerida seda nõrkust ära kasutava ründe väga kergesti. Ehk siis sisuliselt tehisintellekt annab küberkurjategijatele tiivad, et nad saavad tegutseda kiiremini ja suuremas ulatuses. Red Bull annab tiivad. No jah, et see mõju on olemas, aga kas me peaksime nüüd ütlema, et üritame džinni pudelisse tagasi panna. Ma arvan, et see ei õnnestu sellepärast, et see ei ole niimoodi, et nagu Anthropic ja Cloudi on üksi eest ära. Tegelikult DeepSeekid ja asjad on seal Draconimaal. OpenAI mudel, nüüd uus, mis välja tuli 5.5 ja selle eriversioon küber on turvanõrkuste osas natuke isegi parem juba ja uuringud näitavad, et ka hiinlaste poolt arendavad, nende mudelid on tegelikult sisuliselt sama kaugel, võib-olla väike samm maas, ehk siis põhimõtteliselt see juhtub niikuinii ja need mudelid, mis suudavad luua uusi paremaid mudeleid, need on juba täna väljas, et see tehisintellektiga luuakse uut tehisintellekti, see juba toimub. No see oligi, et Laude siis kaasasutaja ütles, et viimane versioon tehti 20% nii-öelda AI poolt ja 20% inimene ja nüüd ütles, et 2 aasta jooksul tema arvab, et järgmise versiooni sünnitaja on 100% AI põhimõtteliselt. Ja Anthropic üks Eestiga seotud investor Jaan Tallinn Skype'i asutajaga tegelikult ju proovis juba 2 aastat tagasi seda sama teema lauale tuua, et võtame nagu korraks aja maha, et tol hetkel see ei õnnestunud, ma ei usu, et see nagu täna ka õnnestub. Ja mida nüüd USA püüab teha on, et käsitleda nagu tehisintellekti mudeleid kui strateegilist relva või et kellele kuhu seda siis tohib eksportida. Ma sain aru, et nagu Trumpi administratsioon oli OpenAI's osaluse ostmisest huvitatud. Ma ei tea, kas see oli, äkki oli petuudis, aga ühesõnaga kogu aeg midagi toimub. Aga kui mõtleme nagu kaitsetena, mida me teha saame, siis tegelikult me ei saa pead liiva alla peita, et me saamegi tegelikult neid samu tööriistu kasutada ise ära, et ühest küljest me saame nendega oma teenuseid paremaks teha, teisest küljest ka turvanõrkustuse sisse skaneerida samamoodi, et ja juba need mudelid, mis täna väljas on, need tegelikult turvanõrkuste otsimise ja tuvastamise osas teevad väga head tööd. Et ma tegin ka ühe katse, kus ma lasin ühte avalikult kättesaadavat Eesti teki siis skaneerida ja ta leidis päris turvanõrkused, mis siis arendaja ülevaates ütles, et jah, et need ei ole valepositiivsed, oli kriitilisi, oli kõrge tasemega, oli ka valepositiivseid seal hulgas, aga ja ma olen pen-testimist, turvatestimist tellinud nagu varasemalt erinevatest ettevõtetest ja see raport oli tegelikult ka nagu hea kvaliteediga vormistatud, et see näitab, et need tehisintellekti mudelid täna nagu turvalisuse skaneerimise osas on juba head tööriistad. Palju maksab üks keskmine turvatest, min-maks? Sõltub nii palju, et me teeme e-poele, mis, ma ei tea, miljoneid müüb. Võib-olla see nüüd on kallimaks läinud, aga ma arvan, et see on kuskil seal suurusjärk 20-23 kilo, aga ma arvan, see sõltub nagu aga nagu on hea investeering, kui sa mitu miljonit üles aastas müüd kaupa? No täna on niimoodi, et juba keelemudeliga on võimalik ka saada nagu päris hea nagu sissevaade, aga seal ongi siis vaja nagu koostööd oma arendajatega teha, et need asjad läbi töötaksid, et sealt võib ka nagu tulla asju, mis ei vasta tõele ja see arendaja töö maksab nagu täiendava raha, et see saadud info läbi töödelda. Kindlasti tasub rakendusturvatestidega siis osta seda testimist teenusena sisse või osta seda kuidagi kombineeritult sisse, et
loogiline tegelikult oleks, et ka see turvatestimise teenus läheb odavamaks, sest tegelikult need samad eksperdid, kes seda teevad, saavad ka neid vahendeid kasutada ja kokkuvõttes võiks see hind alla minna. Samamoodi nagu, kui mõtleme mingi tarkvaratüki tellimise hind võiks ka alla minna, aga ma ei tea, kas see päriselt on läinud või ei ole veel läinud. Räägi natuke, vaatasin sul logo Fishbite pusa peal, et ma saan aru, et tegelete selle küberhügieeni koolituste asjadega, et mis teil see, mis väärtus teie pakute siis töötajate ja teiste, miks mitte ka tavainimeste kübertarkuse kasvatamisel? Ja Fishbite on küberhügieeni koolitusplatvorm ja me aitame maandada küberriske läbi selle, et me tõstame ettevõtte töötajate teadlikkust. Ja meie platvorm koosneb 2 osast, et seal on õngitsussimulatsioonid ja õngitsussimulatsioone me ei paku mitte niimoodi ühekordselt nagu kampaania korras, vaid see on järjepidev testimine. Tüüpiliselt müüme aastast paketti, siis ettevõte liitub meie teenusega ja me hakkame saatma töötajatele erinevatel teemadel, kasutades erinevaid pettemeetodeid, õngitsuskirju. Ja see annab ühest küljest võimaluse töötajale turvalises keskkonnas kogeda seda, et millised petukirjad välja näevad, saada selle arusaamise, et okei, mina inimesena olen ka ekslik, sest sageli arvatakse, et mina tunnen küll need ära, et need on nagu nii lihtsad, aga tegelikult ei ole, nad on nagu väga hea tasemega. Ja teisalt see loob ettevõttele läbipaistvuse sellest, et mis on see organisatsiooni seis, mis asjadel peaks rohkem tähelepanu pöörama. Ja siis lisaks õngitsustestidele on sellised üldised küberhügieeni koolitusampsud kasutavad. Nagu videokoolitused või mingid? Nad on sellised testid ja info, et mitte videokoolitus. Ampsud ikkagi? Ampsud, jah. Üks amps on keskmiselt, olen vaadanud 8 minutit läheb läbi. Alla YouTube'i videod, kuni 10 minutit tegelikult, kas ole umbes. Aga video puhul on see jälle, et seda kiputakse edasi kerima ja keskendumine nagu kaob vahepeal ära, siis me oleme sinna nagu slaidid, mõned on ka videoelemendid, aga pigem videot on vähe ja siis oleme sinna sellised harjutused testid vahepeale pannud, et saada see inimese tagasiside ja saada inimene mõtlema selle sama teema üle ja siis need koolitusampsud on nagu konkreetsetel olulistel küberhügieeni teemadel, mida iga töötaja peaks teadma. Alustades paroolihaldusest, kuidas paroolidega ümber käia, ma ei tea, kuidas avalike wifi võrke kasutada, keelemudeleid, et mida sinna panna, mida sinna mitte panna, mis on veel keelemudelitega seotud ohud. Erinevad teemad, mis nagu tavalisele... Lugemine ja seedimine on hästi oluline. Et ma mõtlen, et sa küberhügieeni korrutustabelit õpid pähe teatud asjades. Ja me tahaks, et meie teenuse kõige suurem väärtus on tegelikult käitumisharjumiste muutmises. Ja ma arvan, nende õngitsustestide osas me tegelikult saavutame ka seda, me näeme seda, kuidas käitumine päriselt muutub, sest sageli on niimoodi, et me teame küll, kuidas peaks käituma, aga meil on kiire või me mis iganes põhjustel nagu tegelikult ignoreerime seda käitumist, aga see õngitsustestide puhul see tegelikult paistab kohe läbi välja ja me suudame, sest nii petukõne puhul kui ma ei tea, investeerimiskelmus, mis iganes kelmuse puhul on oluline see, et võtta väike paus. Paus mõelda korra läbi, et mis asi see on, mitte nagu automaatselt minna selle emotsiooniga kaasa. Et samamoodi, kui tuleb õngitsus... Kõik Eesti raamatupidajad võiks selle asja läbida, mida te pakute. Kõik töötajad üldse, mitte ainult raamatupidajad. Aga sihtrühmast rääkida, et kõik raamatupidajad võiks läbida? Võiks läbida, muidugi. Vabalt. Ja. Nii et kes on raamatupidajate liidu tuttavad, et kes siin kuulavad, et visake Fishbite'i poole ja tekib kohe see küberhügieeni koolitusteadlikkus ja õngitsustestid ka. Aga ütleme, kui ettevõtetes on see, öeldakse nagu mystery shopping käib kliendi teeninduses, ehk siis nagu testostud, nagu öeldakse. Nüüd okei, et meil nüüd selle kvartali sees toimuvad testostud, on ju, et siis nagu viisakas on nagu teavitada personali, et meil käivad testostud ka. Aga me ei tea, millal ta tuleb ja mis kujul ja nii ja naa ja et kas see, see on umbes sama olukord, et meil on nüüd Fishbite nüüd see aasta sees. Et kuidas mis sa nagu tajunud, et mida nagu töötajad tunnevad siis, kui teie teenus sees nii-öelda tiksub? See on hea küsimus. Plussi miinused? See on hea küsimus, jah. Et me kommunikatsiooni osas anname klientidele kaasa ka sellise baaskommunikatsiooni, mida nagu oma töötajatele öelda. Ja see eesmärk ei ole töötajaid õnge tõmmata ja töötajaid siis öelda, et sa oled loll. Eesmärk on töötajaid tegelikult aidata, et see on abivahend ja see, et sa eksisid,
kus andmed näitavad, et 59% nendest, kes on pikem perioodi jooksul testime, et on vähemalt korra eksinud, et siis enamus inimesi tegelikult eksib. Küsimusele, et kas see juhtub, vaid millal see juhtub, aga et see ei peaks olema karistus, et see on nagu läbipaistvuse loomine, inimene on selline, nagu ta on. Lihtsalt nüüd me saame sellest nagu teada ja küsimus on selles, et mida inimene ise selle teadmisega peale hakkab ja mida organisatsioon saab selle teadmisega peale hakata. Ja kui küsimus on selles, et kas nagu ette teada anda või mitte teada anda, meie soovitame ette teavitada, aga mõned kliendid eelistavad ka niimoodi, et alguses nad ei ütle, et nad teevad nagu vaikselt alguses näiteks 2 nädalat, et kõik saavad ühe kirja ilma teavitamata ja siis öeldakse, selgitakse, et millega nagu on tegu. Ja kokkuvõttes see on nagu kliendi otsustada, aga me ei peaks olema karistusvahend. Et ma võib-olla tundubki sellise küberhügieeni nagu mystery shopping ja koolitamine selline nagu šampoon ja balsam nagu lahendusena, et sellega on nagu aga tuleb sul meelde aga võib-olla selline, ma ei tea, nagu tore näide, et mõni klient ütleb, et ma ei tea, super äge, et Fishbite meil sees tiksus, et meil see naabrimehel läks nagu lappama selle nii-öelda õngitsustega. Tuleb see mingi selline seik kuskilt? On mitmeid seikasid ja on seikasid ka, kus siis meie teenuse tellinud IT-juht ise on klikkinud, ütleb, et kuradi hea oli, et läksin ise ka õnge, et tean küll, et teenus on ja arvan, et olen teadlik. Isegi mina olen klikkinud korra. Viimasel hetkel panin kõik kaardi kinni. Et selles mõttes ja mis on nagu, mida on väga korduvalt välja toodud, on see, et meie teenuse tulemusena inimesed omavahel räägivad ettevõttes rohkem pettustest ja sellest, millised kiired levivad. Käitumismuutum. Et see toob selle teema nagu rohkem fookusesse ja paneb inimesed nagu arutama ka selle üle, et oi, et näed, et kas te olete ka sellise nagu kirja saanud või ja siis see levib see info tegelikult, et isegi kõik ei pea, kirjad on väga erinevad, on personaliseeritud, nii nagu päris pettuste puhul ka, aga see üldine teadlikkus ja teema fookuse toomine. Samamoodi, et mõned teeme 1 kord aastas turvatestid, siis see küberhügieeni teema ongi korra aastas nagu laual, aga meil on ta nagu järjepidevalt iga kuu tuleb väike amps, see info ma suudan selle kiiremini töötajana läbi seedida ja pluss on see, et jälle tuletakse meelde, et okei, et tegelikult see küberhügieen on oluline, et inimesed unustavad muidu ja arvavad, et see on... Ja teine asi, mis ma kindlasti rõhutaks, et mis iganes e-mail teil sisse tuleb, et vaataks saatja aadressi tõsiselt ja kui öeldakse, et on SEB panga lõpuks on sebofficial.it on meili aadressi, märgi taga lõpus, siis järelikult võib-olla ei ole ametlik SEB. Ja tavakasutajaks hakkabki väga väikestest asjadest peale, saatja aadress ja see, kuhu see link suundub. Ja siin on võib-olla ka nagu teenusdisaini osas mul väike kommentaar, et kui te saadate oma teavituskirju välja, et vaadake see platvormile kaudu saadate, et see ei teeks neid linke selliseks, mitte midagi ei ole võimalik kasutajal nagu aru saada. Sest me õpetame seda, et kui see ikkagi link ei ole seotud selle konkreetse teenuse domeeniga, siis ära ava seda linki, mine nagu kodulehele ja vaata nagu sealt kaudu ja siis see tunnus. Täpselt. See on väga hea vihje siis teenusejuhtidele, kes kuulavad. Aga kuidas disainida siis selliseid skämmerite vastaseid teenuseid siin kokkuvõtvas etapis meil saates, et sellised hoiatavaid UX-mustreid, turvalise maksevoogusid, rahunemispeatusi, pangakontorite taasavamisest ma juba rääkisin, et teha selline nagu blanketivoog, aga kuidas veel, ütleme, mis sul veel tunduvad sellised suure mõjuga asjad, mida teenuse disainis võib-olla saaks teha, nagu samm tagasi astuda ja ehitama oma teenuse ümber küberpetturitele vastikumaks, nii. Teenusdisaini vaates on oluline see, et kui on mingi suurema riskiga toiming toimumas, midagi nagu erakordselt, et see tuleks esile, et see friction seal kohas oleks olemas ja seda muidu ei oleks. Et muidu on niimoodi, et kui ma näiteks ma login sisse mingist uuest seadmest, et siis selle peale tuleb nagu see hoiatus ja teavitus või kas, ma ei tea, Smart ID kinnitamisel on seal nagu mingi lisatekst juures või näiteks, et seda 3 kontrollkoodi, mida mõned teenused pakuvad valikuna, et seda rakendatakse teatud juhul, kui on näha, et see toimingu risk on suurem, et mul tõmban tähelepanu inimesel sellele, et praegu on see, kus midagi toimub teistmoodi ja ole nagu ettevaatlikum.
et ma olen ikka täitsa mõelnud, et võib-olla oleks Smart ID puhul, noh, kui ma olen Smart ID kunagi arendusega päris palju seotud olnud, et äkki peaks Smart ID puhul ka olema nagu mingi punane või hoiatav nagu teistsugune PIN-i dialoog mingis olukorras, kus tegelikult see e-teenus saab aru, et praegu on tegu kõrgema riskiga, et ma tahan seda kuidagi kasutajale nagu tagasi peegeldada. Ma vahepeal väga sooviks, et pangad oleks nagu Microsofti turvapilv või mis iganes teenusepakkujad, kus kirutakse, et mis Microsofti turvapiirdes on, need mugavused on väga tihti nagu nii kinni keeratud ja siis öeldakse, et sul on seal Google'i Workspace'is on sul oas, et sul saada link ja kõik saavad sellele dokumendile plaksti ligi, anyone with a link and view and edit, on ja. Et noh, et vaikimise on nii palju lahti nagu Google Workspace'is nagu noh, asjadele ligipääsemist ja samuti kogu seda rollide haldust pärast, kui mis iganes ei pea enam ligi pääsema, et kui Microsofti kirjutakse, et see on nagu vaikimisi nii ebamugavaks nagu kinni keeratud asjad ja noh, mul siin sõber ka, kes on küberturbes aktiivne, nagu näed, et jälle noh, kuskil keegi jälle ütles, et okei, thank God, et see rõveda kasutusmugavusega Microsofti turvapilv, kus on vaikimise asjad keerulises keeratud, et hoidis jälle mingisuguse nagu teema ära, et noh, et samamoodi, et noh, et digiteenused saavadki nüüd hakata võib-olla natukene, noh, ongi, et ma ei tea, lähen ise teenusse sisse, et kas tahad oma, noh, konsent on põhimõtteliselt, et kas tahad oma teenused natuke ebamugavamaks keerata ja tõsta seda küber nagu... Ja, aga seal ongi see, mis ma ütlesin, et kui sa teed nagu, et igal pool need teated sul on, et siis see teade muutub sulle tapeediks ja sa paned seda automaatselt, et ma tean küll, et seal on need klikid või noh, et see nüüd sõltub pangast jällegi, aga kui ma teen ülekannet oma lapsele, kogu aeg sama ülekannet, nädala raha kannan talle või mingisuguse, ma ei tea, on kooli jaoks vaja midagi osta olnud, et kas ma pean seal nagu seda PIN 1 ja PIN 2 nagu panema, tegelikult ma õnneks panga äpis näoga täna saan Swedi äppi kiidan siin näoga, saan kinnitada selle asja, aga samas jälle, noh, mul oli näide oli ja mul oli Microsofti turvapilv, mul on see Authenticatori rakendus on ju, millega sisse sinna lähen ja kõik ja no kõik nagu Max Security nagu peal, aga siis ikkagi keegi Vietnamist proovis nagu sisse logida, noh lihtsalt, siuke nagu out of blue teavitus mulle, aga noh, ma vaatasin, mul siin nagu okei, võtmed töötavad, kõik on, noh, ma ei torma kohe parooli selle pärast nagu hirmu, aga seal on lihtsalt see, noh, korduvad tempt on olnud kellelgi sealt, juba sellisel nagu täiesti nagu noh, alguses tundub nagu siuke nii mõttetu väike asi, aga selle peale juba, eks ole, teavitatakse, et noh, et sama asi, mis sa Smart ID-st räägid, et natukene. See on hea näide, sellepärast, et tegelikult see, kui sina saad teada kasutajana, et sinu kontole üritaks sisse minna nagu sealt kaudu, see võib tähendada seda, et okei, nad sealt ei saanud, aga nüüd nad proovivad äkki sulle veel kuskilt kaudu ja sa oskad nagu rohkem... Hundid hiilivad aia taga. Oskad rohkem valvas olla. Ma tahaks suga arutada ühest asjast, see on Apple Pay ja tegelikult nagu Google Pay samamoodi, et kui mulle üldiselt tundub, et turvalisus ja kasutusmugavus on nagu kahe telje eri otstes, aga mulle tundub, et Apple Pay puhul nagu... Mina on Apple Pay kasutaja, ma Google Pay ei kasuta. Ja mina ka, selles mõttes, aga noh, seal on nagu tehnoloogiliselt on natuke asjad nagu erinevad, aga see printsiip on sama, et see e-keskkond, kus kohas või siis pood, kus ma oma makse teen, tema tegelikult minu krediitkaardi andmeid kummagi puhul teada ei saa. Et noh, Apple puhul on need lihtsalt ongi minu seadmes, need isegi ei ole kuskil nagu pilves, Google puhul on Google teab mu krediitkaardi andmeid, aga noh, ta ei anna neid nagu omakorda edasi, aga mu point on nagu selles, et kasutajana mul on väga mugav, ma saan selle makse teha nagu sisuliselt külje pealt 2 klikiga ja samas on see ka turvaline, et mulle tundub, et seal on justkui saavutatud mõlemad. Biomeetriline ja kõik asjad, eks ole. Just, et ja ma tegelikult tunnen ennast väga ebamugavalt, ma näiteks hotellipukides, ma mõnikord vaatan ka nagu hotelli kodulehelt, mis on hind või ka muu teenuse puhul, et vaatan eri pakkujaid ja kui ma näen, et ma kuskile veebilehele pean sisestama krediitkaardi andmed, siis põhimõtteliselt see on nagu no-go, sest ma olen nagu et kus Apple Pay on, kus Google Pay on? Ma olen nagu suhteliselt kindel, et nagu enamus keskkondi ei oska minu krediitkaardi andmeid tänapäeval nagu piisavalt hästi hoida. Või võivad sealt nagu lekkida ja noh, kui on makseteenuse vahendaja vahel, siis teda ma usaldan rohkem, et okei, et ma tean, et see ongi tema nagu põhiäri, aga noh, kõige mugavam minu jaoks ja riskivaam minu jaoks ongi tegelikult, kui ma saan maksta
Apple Pay'ga, aga paraku siiski Eestis Kiidan Apollo kino, ma ostsin pileti Apple Pay'ga, väga hea oli. Siiski Eestis on päris palju teenust, kus ei saa Apple Pay'ga maksada. See on siis, ütleme, et meie arutelu tulemusena on see, et doseeriga oma e-poodidesse asjadesse need Google Pay'sid ja Apple Pay'sid, et see on üks siuke väga hea asi, mis kasvatab, noh, juba see protsess ja kogu näoskaneerimine turvalisuseks ja kogu see kompositsioon on nagu väga, väga lahedalt turvaliselt ehitatud, et see on nagu, ja no isegi noh, see Apple Pay nupp võib skämmeritel nagu olla, aga see nagu ei tööta sellega nii nagu peab. Mis arvad, mis maksab Volt krediitkaardi andmed netist, et saaksid nagu osta kellegi krediitkaardi? 5-10 euri. On jah? Nii odav. Nüüd saab, AI võetakse appi, läheb veel odavamaks. Siis võib-olla kas mõnda peale Smart ideed vist natuke mainisid, et siuke turvaline digiteenus, et selliste nagu rohkemate nagu ennetavate teavitustega, aga võib-olla teistsugune siuke kommertsilaadne turvaline digiteenus tuleviku AI ajastul sulle võiks sellise roosa positiivse uduna tunduda nagu. No ma juba ütlen, et meil on siin telekomid, finantsasutused, kommunaalteenused, igasugused elektrinäidikute vahetajad. Kõige parem digiteenus on see, mis teeb ära selle, mis see nagu äriprotsess on, ilma et inimene sinna sekkuks tegelikult. Et mida vähem mina kasutajana tegelikult nagu pean tegema, seda parem on. Et ma ise ei ole küll ühegi sellise... Aga see on nagu petturi vastane, ma veel keeran vinti peale. Ei, aga siis ongi nagu, et... Ütleme, et su püsimakse korraldus ei läinud läbi. No ütleme, püsimakse korraldus on ju väga okei teenus, eks ole. Et mul ja, et noh, selles mõttes... Ei läinud läbi, nad helistatakse, et jama oli. Kanna käsitsi. Noh, selles mõttes, et sinna annab samamoodi vahetada, aga ma arvan, et vahele siis nagu pugeda ja midagi peale nagu ehitada, aga ma ikkagi arvan seda, et mida vähem mina kasutajana pean nagu teenuses mingid toimingud tegema, oma andmeid sisestama, seda parem see on, et eriti riigiteenuste puhul, et andmed peaksid nagu teenuste vahel automaatselt liikuma, et sündimuse ja sündmusteenus vist on see, või on see sündimus ja sündmusteenus, kus tegelikult paljud asjad tehakse nagu juba automaatselt ära, et ma ei, kui mu laps sünnib, see on teada, ma registreerin sünni ära, et selle peale juhtuvad juba mingid asjad nagu järgmises sammus nagu automaatselt, et ma arvan, et see on tegelikult see, kus me peaksime liikuma, et mitte mina nagu kodanikuna või siis teenuse kasutajana ei peaks nagu mingit ahvitööd tegema, vaid tegelikult kui see info nagu on olemas, see sündmus on käivitud, siis nagu vajalikud asjad võiksid nagu automaatselt käia. Ja kas ametnik ka ei peaks seal nagu sees käsitööd tegema? No ma ise mõtlesin, aga siis nagu ühes artiklis kirjutasin ka sellised petturite kasutajakogemused Eestist, et sul on olemas teenus kogu oma nii-öelda vooga alates autentimisest kuni seal taotlemise või otsuse nägemise asjani ja siis tõesti sa lased vibekoodida sellest nii-öelda ütleme niimoodi, et mida skämmerid kasutaks nagu alternatiivi ja siis juba läbi selle võib-olla leiad selliseid kohti, et kus nagu öeldakse, et seda selliseks nähtamatumaks ja automaatsemaks võib ehitama hakata. Et see on üks võimalus. Ja võib-olla üks asi, mis mu eelmise jutuga kokku läheb, on ka see, et küsi nii vähe andmeid, kui sul nagu päriselt nagu vaja on. Et tegelikult seda peaks nagu GDPR ka nii nõudma, aga et kui ma tellin paki postiautomaati, et kas tegelikult nagu on üldse mingit põhjust, nagu miks peaks küsima siis kodust aadressi, et tegelikult ei ole ju, et sest see on sama oht, et kui sul need andmed olema on, siis andmed võivad sealt nagu lekkida ka ja sa pärast ei taha nagu oma klientidele selgitada, et sina oled selle taga, et need andmed nagu lekkisid. Ja see, mis sa välja tõid, tegelikult on hea, et see on nagu natuke sarnane nagu turvatestimisega, et mul on see veebileht, et mis on need viisid, kuidas see veebileht teha turvalisemaks või ka kasutaja flow mõttes, et too mingeid ettepanekud välja. See Reetausi näitest ma natuke rääkisin, et ja sellest conversion optimeerimisest, et kui päris Reetausi lehel oli näiteks nagu mingites kohtades nuppe mitu, siis sellel fake lehel oli üks nupp antud, ja see üks nupp viis nagu järjest selle ostu sooritamise suunas, et see on nagu näide,
kus mida rohkem valikuid kasutajal on, seda suurema tõenäosus, et ta sellest nagu soovitud põhiflow'st kõrvale kukub. Ja ega jällegi pead püsti, et täna tõesti AI ja vibe-koodimisega tervetest veebidest tehakse stiilis Apollo Official Europe Estonia .hu lõpuga mingid veebilehti, mis väga kiiresti Google Ads'iga, pojale tahtsime seda tõuksi osta, Kukirinit ja siis olid chati käest kontrollisime, et mis Google'i vastatest tuli 2 veebi, mis ei olnud nagu isegi top 5 sees nagu otsi tulemustest, mis olid official'id ja ülejäänud kõik, mis olid üles boostitud, enamik neist olid fake'id nagu ja kõik on mingi, ja seal oli ka mingi hetk oli, korraks käis ka läbi, et oli ka mingi Mercedes Official Europe, Official Mercedes Europe, nagu nende domeeni nimedega mängitakse ka inimese sellise psühholoogia peale ja siis nad nii pikaks tehakse, et keegi lõpuni ei loe, et kas seal taga on HU või BE või mis asi, et ühesõnaga jah, et tuleb nagu valvas olla, et mis e-poodi näed. Ja ma mõtlesin, kas anda... Sellega tuleb arvestada ka teenusepakkujatele, et neid treitakse, neid fake veebe juurde, nagu Red House'i näitel oli, jah. Ma mõtlesin, kas anda nagu soovitusena, et registreerige enda brändile siis nagu need enim kasutatavad tippdomeenid nagu ära, et keegi teine neid nagu võtta ei saaks, aga tegelikult nii-öelda neid tippdomeene, seda, mis see domeeni viimased 2-3 tähte on, et neid variatsioone on seal üle 300, et ja kõik ära osta nagu iga aasta maksta seda tasu. Kõlab nagu mitukümmend tuhat euri, aga võib-olla peab. Ja selles mõttes, ega see ei peata, et siis nad nagu leiavadki nagu kombineerivad Official Estonia Europe igale poole jälle lõppu panna. Ehk siis tegelikult see ka ei aita kuigi palju ja nad leiavad neid viise, kuidas siis kas sarnaseid domeene teha või siis ka mitte nii sarnaseid väga palju. Võib-olla üks asi mul tundub, et kui ikkagi need fake veebi treialid väga neid äppe ei jõua siin mitmesaja 1000 euro eest programmeerida ja launchida iOS, et siis natuke võib-olla jah, sinna äppide poole seda kliendi kogemust nagu sikutada, et need fake äppe nagu ei lasta nii naljalt Androidi ja iOS poodi, ma arvan. Jaa, selles mõttes täna veel vähemalt. Samamoodi, et Apollo kinopileti ostmine, ma ikka äpist ostan neid asju ja näitan piletit äpist ja ma ei pea üldse sinna veebi ronima. Hea näide. See on sul hea point, et nii-öelda täna äppi keskkonnana on ikkagi turvalisem kui suvaline nagu veebileht. Aga ka lihtne soovitus, et kui sul on mingi veebileht, sa kahtled, et kas see on usaldusväärne, ei ole usaldusväärne, et pane see URL, ma ei tea, ChatGPT'sse või mõnda muusse keelemudelisse ja küsi, et palun hinda selle lehe turvalisust. Ja üldiselt, ka need tulemused võivad olla manipuleeritavad, aga pigem see on jällegi nagu järgmine samm nagu edasi ja üldiselt nad annavad nagu usaldusväärse info või nad annavad nagu mingid signaalid, mille pealt sa saad nagu juba edasi nagu uurida. Ja rahvusvaheliste lehtede puhul mina soovitan vaadata Trustpilot review'sid, aga selle review'de vaatamisel on nagu üks nipp, et ainult keskmisest hindest tegelikult ei piisa, et kõige olulisema info saab vaadates neid ühe tärni nagu hinnanguid ja sealt saab nagu aru, et mis nagu tegelikult toimub, sest ühest küljest ostetakse neid kõrge skooriga hinnanguid ja aga see detailne info, et mis nagu võib halvasti olla, see paistab sealt ühe tärni alt välja. Nii et Selverile võiks siis ikkagi e-poe äpp tulla varsti, mis seal on siis mõnisada 1000 euri tehtud. Jah. Lõpetame sellega täna saate. Aitäh kuulamast ja saates olid siis Andres Kosti Futuristist ja koos minuga Urmo Keskel Fishbyte'ist. Aitäh Andres kutsumast, aitäh kuulajad. Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!